Sellele etapile tegelikult me lähenesime hästi mugavalt, et meil oli teha ainult paar iluparandust, sest et me enne käisime Drift Mastersit sõitmas, mille eel me tegime just mootoriremondi ja tegelikult paraku, kui me teeme mootoriremondi, siis Drift Masters tähendas meile ikkagi titevigade parandamist. Ehk siis kvalifikatsiooniks alles seal üritusel saime auto hästi tööle, siia tuli nüüd ikkagi seda tõestama, et see auto töötabki hästi. Nii et me olime väga lihtsate muudatustega valmis siis sellest rajast osa saama ja see oli nagu endale, vaimule, kehale, kõigile nagu ülimõnus, sest et me ei pidanud tegelema üleliigsete probleemide lahendamisega, vaid saime ainult sõita. Ma arvan, et kõige keerulisem oli ikkagi see meie valitsev liider suures plaanis siin meie kandis on see Nick Nack, et ma tegin talle siis väga hea eessõidu, samamoodi ka tagasõidu enda jaoks. Otsust, et miks keegi kuhugi jõudis, seda ma ei tea, ma ei ole sellest süvenenud, sest ma ei ole ka videosi näinud, aga ma olen kindel, et see oli mees meie vastu sõit ja ju ta oli ikkagi parem. Ja aga et selles sõidus me teadsime, me peame juba grippi juurde tegema, me peame rehvi rõhke langetama, me peame veel rohkem suruma kui igal pool mujal. 3.–4. koha sõidust ma teadsin, et tegemist on ka Läti ühe väga hea sõitjaga. Ma siis sõitsin väga julgelt talle järgi, sest et ma eeldasin, et auto ei lähe rohkem keema ja ta ei jää tee peale. Ja kuna ma olen ikkagi eelnevalt väga palju koos sõitnud, siis ma pigem võtsin kindla sõidu, et ma pean teda jälitama tugevalt ja ega see tegelikult õigi 3. koha siis. Peale Misso etappi siis avastasime mootoriga väikse probleemi, et 8 silinder oli lahkunud. Ploki osa jäi küll terveks, aga saime siis 2 kolbi ära vahetada tegelikult. Ja nüüd saime täpselt selleks võistluseks mootori korda ja isegi saime paar ringi ennem trenni teha enne võistlust. Ja sellega läkski hästi. Kvalifikatsiooniga oli nii tegelikult, et esimeses sõidus tegime siukse puhta ja rahuliku sõidu ja teises mõtlesime, et lähme pingutame natuke veel. Ja viimases kurvist oli meil tegelikult rehv maha, mille pärast siis me väga palju punkte ei saanud. Et esimene osa sõidust oli väga hea, aga lõpus siis kahjuks kaotasime rehvi ja et ei hakata seal edasi pingutama. Tandemitest kõige ägedam oli kindlasti Strelkoviga ja kõige pingelisem, et kuna me võitleme siin esimese koha nimel hooaja arvestuses, siis oligi see väga tähtis tandemsõit. Et sealt võitsime ja oli väga kõva lahing ja Strelkov kaotas siis no-go zone'i tõttu, kus ta eessõidus läbi läks. Finaal kusjuures ei olnudki nagu väga keeruline, kuna eessõitja tegi väga suure vea, et sõitis ta tagarattaga sinna mullamüüri ja siis tõmbas ka auto otseks, et sealt oli suht selge juba asi. Meie reedene päev, esimene päev algas street-klassi võistlusega. Meil oli kohal 38 võistlejad, kellest 4 võistlejat olid Lätist. Võitis ka Läti mees. Laupäevane päev oli meil siis puhtalt treeningud ja kvalifikatsioon. Kõik sujus suurepäraselt. Meile tuli pro-klassis kohale kogu Leedu paremik, kogu Läti paremik, kaasa arvatud Nick Nack, kes tegelikult Lätis üldse hetkel ei võistle. Ta valmistub oma suureks hooajaks Ameerikas. Netsi jaoks oli meile kohal tulnud võistlejaid Rootsist ja Norrast ja Soomest. Esinesid tugevalt, aga kahjuks tehniliste viperlustega tõttu nad väga kaugele ei jõudnud. Pühapäev oli meil puhtalt tandemite päev, tandemid ehk siis paarissõidud. Alustasime semipro treeninguga, edasi läksime pro treeninguga. Semipro sujus väga laadnalt, kõik oli hästi, tuli peale pro ja pro hakkas tegema asju. Oli meil väljasõite, oli draamat. Sõitjate jaoks on see rada, ütleme niimoodi, et kõik, kellega ma rääkinud olen, ütlevad, et see on nende vaieldamatult üks lemmikradasid kogu Euroopas, sest selliseid kõrguse vahesi asju mujal ei näe. Eestis on see hooaeg jäänud veel üks võistlus pidamata, mis on Kehale ringrajal toimuvad superfinaalid. Superfinaalid on alati olnud Eesti rahva lemmik driftivõistlus, kuna superfinaalide lõpus, pärast seda, kui street-klass ja semipro-klass on oma asjad ära teinud, toimuvad superfinaalide formaadis võistlus kõigi 3 klassi vahel, ehk siis tuleb kohale pro paremik, kaasa arvatud siis Oliver Randalu, Kevin Pesur, mina ise ja loomulikult kõik ülejäänud pro-sõitjad ja võistlevad siis street-klassi ja semipro-klassi võistlejatega. Ja see toimub juba sellistel kellaaegadel, kus on väljas pime, autodel on põhjavalgused, erinevad valgustused, kasutame jõuluvalgustusi raja valgustamiseks ja lisaks on meile ka toetajad käppa alla pannud, et saab olema päris night race. Ehk siis tulge kindlasti 22. ja 23. septembril Kehalasse superfinaalidele siis night race'ile.